H.H. Simonsen on kogunud juba väga palju fänne endale, aga täna jagab meiega kogemust üks eriline blogija Mallukas. Mallu, sina oled nüüd mõnda aega H.H. Simonseni tooteid kasutanud ja oskad juba nende kohta tegelikult mõndagi rääkida. Jah, ma olen neid tooteid paar kuud kasutanud ja ma pean ütlema, et mina olen väga rahul, et mulle meeldib see lõhn, mulle meeldib, kuidas see mu juustele mõjub ja kuna ma ise olen pikenduste kandja, siis minu jaoks on väga oluline, et pikendusi ei rikuks, et mulle tundub, et need on ka kuidagi väga terved ja elujõulised nüüd. No läigivad küll väga hästi sul juuksed praegu, aga räägi, milline sari siis sinu lemmik on? Mina isiklikult kasutan seda niisutavat šampooni ja seda taastavat balsamit. Ja seda maski ka tegelikult. Aga minu enda isiklik lemmik, mida ma reaalselt kõik mu sõbrannad, kes külla tulevad, ma kohe olen, et ma proovi nuusuta, see on nii hea. See õli. Ma ei tea, see teeb minu meelest juuksed nii siidjaks ja minu meelest on see asi ka tavaliselt juukseõlidega. Mul on endal hästi õhukesed juuksed ja kui sa seda juukseõli paned, siis mõnikord see teeb juuksed kohe nii rasvaseks ja juukseks, et kellel veel sama probleem on, siis ma soovitan kindlasti proovida. Ja mis mulle endale veel väga meeldib, on see tekstuurisprei. Et mul on, nagu ma ütlen, väga ludjud juuksed, et see annab väga palju volüümi ja kohevust ilma juukseid tupeerimata, et see rikub ju juukseid, on ju. Ja muidugi see kuumakaitse lased peale ja kaitseb juukseid ja pikendusi. No sa rääkisid, et see juuksemask on üks su lemmik ka, aga kui tihti sa juustele maski teed, et kas seda võib siis teha, ma ei tea, iga pesu järgi või pigem kord nädalas? No mul on endal see halb harjumus, et ma pesen iga päev juukseid. Ma tean, et osad väidavad, et seda ei tohiks teha, aga mul lihtsalt tundub, et mu enda juuksetüüp on selline, et mul ei kannata nagu mitu päeva pesemata olla. Aga juuksemaski ma ikkagi iga kord ei pane, et mõnikord käid kiiruga duši all ära, et siis ei hakka panema, aga no kord nädalas kindlasti. Ja nüüd, kui ma reisimas käisin, et siis ma panin ka rohkem, et päike ikkagi kuivatab juukseid ja suve ajal Eestiski, et päike ei ole ainult nahale tegelikult ju halb, et tegelikult juustele ka, et siis ma arvan, et hakkab rohkem patti saama. Et ma olen täheldanud nende toodetega ka, et nad on nii tugeva konsistentsiga, et seda kulub väga vähe. Aga kuidas sina endale kosmeetikat soetad, et kas sa lähed poodi kohale ostma või sa pigem tellid e-poest? No ma pean tunnistama, et ma olen ise rohkem siuke e-poest tellija, et eriti kui on juba teada, mida ma tahan, et siis ei teki ka seda, et tuleb poodi valima. Kuigi ma pean tunnistama, et loomulikult, kui ma satun kuskile ja mul midagi vaja on, et eks ma ikka astun poodi ka sisse, aga Magdast ma ikkagi üldiselt tellin e-poest ja kuigi, nagu me enne siin naersime, et võib-olla ma ei peagi midagi tellima, et mulle saadetakse kõik asjad ise, siis tegelikult ma ikkagi päris tihti tellin täitsa ise ka, et kui mulle mingid asjad hakkavad meeldima, siis tellin ikkagi e-poest ja mis mulle Magda puhul meeldib, et need pakid tulevad väga kiiresti kohale. No reaalselt üks päev tellid ja järgmine päev on kohale ja ma tean, et see ei ole ainult nii, minul nii, et neil on väga kiire transport, et ei teki seda, et pead ootama kaua, et naised tahavad ikka kohe kätte saada kõike.